Tere! Mina olen Diana Paavo. Täna ma räägin kehataju ja käemärkide kasutamisest häälikuseadel oma töökogemuse baasil. Olen kohandanud Tartu Hiie koolist saadud metoodikat, kus logopeedid kasutasid kehataju kuulmislangusega laste puhul häälikuseadel. Mina kasutan käemärke ja kehataju nii kuulmislangusega laste häälikuseadel kui ka kuulmisagnoosia puhul. Aga ka näiteks nendel lastel, kellel on raskusi hääliku ja grafeemi seose kujundamisel. Hakkame pihta. Esimene häälik. S. Asetan käe huulte alla. S. Ja käe seljale tuleb õhujuba. Võtan lapse käe, asetan enda suu juurde. Olen oma käe lapse suu juurde. Ja puhumegi. S. See toimib hästi näiteks siis, kus häälik on asendunud mõne teise häälikuga, enamasti on see tõh. Interdentaalsessi puhul ta oma eesmärki sellisel viisil ei täida. Olen tõmmanud siia joonekesed, mis tähistavad pausi. Nii et hääliku seade puhul, kui häälik on seatud ja tegemist on kõnesse viimisega, siis on lapsevanemal näiteks võimalus meisterdada koos lapsega ka selline skeem. Essi asemel võib olla uss, võib olla ükskõik milline teine tegelane, kes läheb siis sõpradele külla. Näiteks siis S, A, S, E. Ja miks see paus on vajalik? Sellepärast, et kui näiteks essi asemel on tõh, siis need lapsed enamasti ütlevad sta. See tõh sinna tuleb, aga kui me jätame sinna pausi, S, A, siis see tõh ei tule. Järgmine häälik, kõh. Asetan käe siia, kui ma ütlen k, siis toimub kõrist teatav liikumine. Panen lapse käe jälle endale kaela peale k. Ja selle eesmärk on eristada moodustumiskohta, ehk siis kõh-häälik on enamasti asendanud tõh-häälikuga, tõh on minul siis siin. Ja kui jällegi kõh-häälik on seatud ja tegemist on kõnesse viimisega, siis, aga lapsel läheb tunni käigus sassi, ikkagi ta ütleb kassi asemel tass, siis ma ainult näitan siia ja ta juba oskab ise ennast parandada. Ja ka lugemise ja kirjutamise puhul päris sageli lähevad lastel just sulghäälikud sassi oma vahel. Nii et kui laps loeb, aga ei suuda meenutada, milline häälik seda grafeemi tähistas, siis ma näitan siia, esialgu on ma talle muidugi seda õpetanud. See on kõh, põh ja tõh. Ja siis ma ainult ühel hetkel pean näitama ja ta juba teab, millist häälikut tuleb nimetada. Visuaal toetab alati kuulmist. Õv jäi vahele, on siin. Ja miks ma sellise liigutuse valisin, sellepärast, et õvi seade puhul ma mehaaniliselt tihtipeale lükkan selle alumise huulehammaste taha ja palun lapsel puhuda häälega. Ja siis ta juba saab ise lükata ennast. Enamasti küll piisab, kui ma ütlen lapsele, et hammusta. Ja nad hammustavad oma huult. Põhist oli natukene juttu, põh, aga näiteks tegusõna kolmanda pöörde kujundamisel mängi põh, teen ma sellise teatava liigutuse, jänes mängi põh. Ja suuremate puhul siis on põh sellisel viisil tähistatud. L, laenatud viipekeelest, laenatud viipekeelest. Kasutan ka näiteks siis n-i märki tegusõna oleviku esimese pöörde kujundamisel. Ja väga lihtne, suu tuleb sulgeda. Ja näiteks nende laste puhul, kellel polegi veel kõnet, ma hakkan alles silpi looma, on hea siis teha niimoodi ma, me. Ja lapsel on kergem seda häälikut moodustada. Jällegi ma võin võtta lapse käe ja panna oma suu peale.
tal on kergem mõista, kuidas see häälik tuleb, meelde jätta, kui ma juba ainult niimoodi teen, ma, me ja kordab ise järele. Need on nüüd need käemärgid, mida mina kasutan ja kehataju. Tegelikult on võimalus igalühel endal luua omale meeldiv käemärk, mis toimib tema meelest paremini, aga mina olen valinud endale need. Tänan!